kõrgushüppe nallikutega hüppama. Et aga ma loodan küll, et ma ikka tiitli peale lähen, et kui vorm on hea, siis ma väheti olen, mida ma hüppan ikka hästi. Igatahes loodame, et siis mingid nallikud samale leiad ja ilusa kaugushüppevõistluse ka meile pakud. Igatahes tänud, et jälle välja tulid ja sellise ilusa kõrgushüppevõistluse meile ka pakkusid. Aitäh sulle ja loodetavasti siis kohtumiseni juba järgmisel aastal. Jah, aitäh, kohtumisel. Need olid siis Karl Lumi, värske Eesti kõrgushüppemeistri sõnad ja nagu rääkisime ka, temal siis kaugushüppe ka veel täna ees ootamas. Kell 15 peaks meistri kaugushüppe algama, nii et 50 minuti pärast saab näha siis Karl Lumiga teisel ala peal ja nagu ise ütleb, siis vorm on päris hea ka kaugushüppes. Loodame, et see peab paika. Aga siin naised 3000 meetri jooksus kohe üks ja tugevam jooks sellest ongi ja siin Birgit Pihelgas, ilmselt meistri kandidaat number 1. Võistlejaid sel distantsil naistest seekord 8 tükki ja Pihelgas siis peaks olema favoriit, vähemalt üks favoriitidest hetkel küll võistlust juhtimas Egle-Helene Ervin. Ja kui me võtame lahti naiste 3000 meetri jooksu rekordid nendel naistel, siis Birgit Pihelgasel 9.53,93 ja Egle-Helene Ervinil 10.25,10, nii et saab näha, kas Ervin tõesti on vahepealse aja jooksul nii palju edasi arenenud, et võiks Pihelgasele täna konkurentsi pakkuda. Igatahes tema tippmark ei pärineb tänavusest hooajast ja loodetavasti näeme siis vähemalt 10 minuti alistamist naiste poolt. Naiste kaugushüppest ka seal nüüd 3. hüppevoor läbi saanud ja võistlust juhib Tähti Alver just selle 3. katse tulemusega 5.88 siirdus siis võistlust juhtima. Aet Laurikul hetkel kirjas 5.81 ja teine koht ning Lisanna Ilvesel 3. 5.78. Meri Nuudme ka püüdlema selle medalit 5.73. Tema parim hüpe täna Kairit Olenko 5. 5.61 ja Iiris Tammsalu 6. 5.44. Areenil tutvustatakse vaatajatele naisi teivashüppajaid ja kindlasti on ka meil põhjust lähiajal sinna oma mõtetega minna. Nii palju saame juba praegu ära öelda, et Reina Koll on seadnud täna algkõrguseks 4 meetrit täpselt ja Eesti rekord tänavusest sisehooajast tema nimel 4.31 ja suviste Amsterdami Euroopa meistrivõistluste normatiiv on naiste teivashüppes 4.40. See on see tulemus, mille suunas Reina Koll oma soovidega liigub. Margit Kalk samuti viinud tänavu oma isikliku rekordi 4 meetri peale. Temal algkõrgus täna 3.50 ja ülejäänutel juba selgelt madalamad algkõrgused seal 3.20 ja 2.80 juures. Naiste 3000 meetris jääb 11 ringi lõpuni ja eesotsas muutusi ei ole. Ervin ikka esimene ja Pihelgas tema järel. Naiste kaugushüppes on nüüd siis 4. hüppevoor alanud. Esimesena hüppas Reisika Adojaan. Tema tegigi oma tänase parima hüppe seni 5.42 sel pikkust, aga koht ei paranenud ikka 8. Praegu aga Anna-Mai Vaikla oma 4. katsel, temal hetkel kirjas 5.44. Ja praegu näeme, et Pihelgas langenud võistlejate rivis lausa 4. nii et eeldatav favoriit üsna rahulikult seda jooksu esimest poolt võtmas.
liivashüppest veel mõne sõnaga siis, kui Lena Kolli tulemus 4.31 tänavusest hooajast on, siis see on maailma hooaja edetabelis 61. kohal, nii et mahub täitsa sinna Jaafi leheküljele listi ära. Ja muidugi võimas on see, mida soomlanna Vilma Vurd on sel hooajal teinud. 17-aastane neiu siis 4.71 hüppanud omaealiste maailma rekordiks sel talvel ja täitnud sellega ka Portlandi sise-MM-i normi. Täpselt 4.71 see MM-norm on. Sel hooajal kõige kõrgemale naistest liivast hüppanud Jennifer Suur Ameerika Ühendriikidest 5.03, tema tulemus eurooplastest Ekaterini Stefanidi 4.90 temal sellest hooajast kirjas. Siin aga Kairit Olenko kaugushüppe sektoris ja oma 4. hüppel hetkel Olenkol kirjas 5.61. Ja naiste kaugushüppes järgmisena tulemas hüppama Merilin Uud. Me vaatame veel Olenko tulemuse ka ära. 5.49 Olenko ei paranda oma parimat tulemust, see siis hetkel 5.61, aga nüüd Merilin Uudmäe oma 4. katsel praegu kirjas 5.73. Uudmäe isiklik rekord kaugushüppes siis sees 5.85 ja väljas 5.96. Ja kui Merilin Uudmäe teeb ikkagi täna kaasa kaugushüppes ka, olles eile võitnud kolmikhüppe, siis Jaanus Uudmäe ikkagi niivõrd tõsiselt tänavu sporti ei tee, et 2 päeva järjest tahaks või võiks võistelda. Tema siis kaugushüppes täna ei ole kaasa tegemas. Aga Uudmäe 4. katse ja tuleb täiesti korralik hüpe. Uudmäe küll ise ei paista selle sooritusega rahul olevat, aga meie nüüd jääme pingsalt vaatama seda tablood. Hetkel siis liider tulemus 5.88 Tähti Alver, teisel kohal Laurik 5.81 ja 3. Ilves 5.78. Uudmäe 4. katse tulemus on nüüd ka seatud tabloole ja jõuab meie silmadeni 5.81. Nii et sellega läheb ta hetkel teisele kohale võistluses. Sama tulemus Aet Laurikuga, aga Uudmäel on teine hüppe pikem siis hetkel jooksvas tabelis teisele kohale. Ja ütleme ausalt, ei ole ka kuldmedal hetkel kaugel arvestus, et Tähti Alver hüppanud 5.88. Nüüd aga oli Sanna Ilves, kes tõugati siis äsja 4. kohale. Teeb oma hüppe ja tundub, et siit ilmselt ei paranda 5.78 siis hetkel parim. Naiste 3000 meetri jooks liigub ka lõpule üha lähemale. 4 ringi jäänud lõpuni ehk siis 800 meetrit ja otsustavalt paistab olevat teistel eest ära jooksnud Egle Helene Ervin. Ja huvitav on see, et Birgit Pihelgast hetkel rajal ei näegi, kas tõesti mõni terviserike on siis tema võistluse lõpetanud, aga igatahes nüüd siis juba 3 ringi jäänud lõpuni ja Ervin liigub küll kindla meistritiitli suunas. 8.17 näitab kell, kui 600 meetrit jäänud lõpuni. Siin aga kaugushüppes 4. katse Aet Laurikul. Kohtunik hetkeks läks sinna paku juurde, vaatas ega üleastumist ei märganud. Tõstis valge lipu ja nüüd jääb jälle tulemust ootama. 5.81 siis praegu Lauriku parim. Nii, 2 ringi jääb 3000 meetri jooksul lõpuni, aga 6.08 on Aet Lauriku
4. katse tulemus, siirdub sellega võistluse liidriks ja nüüd võib küll öelda, et on Eesti meistritiitlis juba kinni, kuivõrd Tähti Alver ikkagi paistab, et täna sellises vormis ei ole, et sellist tulemust päris püüdi, igatahes Aet Laurikult küll väga korralik tulemus. Lauriku isiklik rekord 6.16 sellest hooajast, nii et see 6.08 ilmselt päris maksimum tema jaoks veel olla ei tohiks. Tähti Alver astub aga 4. katse üle, läheb vaatab paku juurde ka, kus see üleastumine oli. Suhteliselt napp paistis olevat, aga mis sest, üleastumine, kui viimane ring on naiste 3000 meetri distantsil alanud ja Ervin ikkagi kindla meistritiitli suunas liigub, aeg hetkel 9.52, nii et alla 10 minuti me täna kedagi jooksmas ei näe. Kõik ajad, kui võiduaeg läheb ikkagi selgelt üle 10 minuti, ilmselt pigem sinna 10-20 kanti. Egle Helen Ervin igatahes teie ees, värske Eesti meister, tema nüüd siis 800 meetri jooksus on ja jääme veel võiduaega vaatama, 10.16,70 esialgne võiduaeg. Teise koha ja Eesti meistrivõistluse hõbemedali saab Astrid-Mai Parksek-Jan ja 3. koha Olga Andreeva paistis olevat see, kes 3. üle tuli. Nii et jah, paraku naiste pikamaa distantsid ja keskmaa distantsid on nendel meistrivõistlustel jäänud ikka väga lahjaks ja tasemelt nõrgaks. Ei ole meie paremaid jooksjaid siia kohale tulnud, aga see-eest on meil olemas Ksenia Baltad ja Ilme Võrot, kes vähemalt lühikeses jooksumaas väga hästi on esinenud. Jah, ei oska seda pikamaa jooksu seisu väga objektiivselt vist kommenteerida, aga siin on huvitav tõesti, nagu eliitkoosseis siin seekord väljas ei ole, sest et pikk sügis oli tegelikult ideaalne. Võimaldas ideaalset ettevalmistust ka siin iga tasemega sportlastele, et sai kuni detsembri keskpaigani sai teha väljas trenni ideaalsetes tingimustes, et tegelikult see ettevalmistuse pool peaks kõigil sportlastel olema ikkagi suht võrdne ja hea praegu. Aga võib-olla siis vaadati veel kaugemale ja sätitakse oma parimaid sooritusi just suveks. Jah, ei Ekaterina Patjuk, ei õed Luiged, ei Liina Tšernov, ei ole keegi sel korral siis talvistele Eesti meistrivõistlustele tulnud erinevatel põhjustel ja nii jäävadki võidutulemused ka oodatust nõrgemaks.